märtsikuu viimane päev ja nüüd hommikul 8:30 startisin Denverist ja suund on Grand Junctioni peale, see on üle Kalju mägede, mis ees on ja seal on siis pandud aeg kirja juba, et hakata rattale siis piima sisse panema, et kaktuse otsuste peal ratas vastu peaks ilusasti. Silt näitab ka siis Grand Junction, 3/4 miili pärast maha sõit ja ilm on selline jäädapoolne, aga eks ta siin peabki olema selleks, et Denver on ikkagi tervelt miili jagu 1600 meetrit kõrgemal merepinnast. Päris normaalset lund, kuigi mitte just väga palju. Eile rääkisin, et siin tee peal oli hiljuti ka 4 laviini, et mägedest tuli nii kõvasti lund alla, et blokeeris tee ära. Aga et temperatuur pidi praegu väga kõikuma praegusel aastal, et kord on tugevad plussid ja päike ja siis läheb jälle sinna nulli ligi. Et täna on pigem selline 4-5 kraadi ilm, aga see pole üldse hirmutav, ega Kalju mägedes peabki jahe olema. No palun väga, taamal on päikest ka näha, aga maantee peal olid sildid, et kui on väga lumine, siis siin nõutakse kettide allapanekut. Õnneks praegu on päris kuiv ja ei ole hullu midagi. Nüüd laskusin kõvasti allapoole ja siin vahepeal mägedest täitsa kadus lumi ära. Ja nüüd on siin all orus keerutamas. No näed, ei ole lumest jälgigi ja taevas on selge. Lähme lääne poole ja seal peabki olema päike. Seal on Juuda kõrv. Nüüd siis tunnelisse ka veel. Et see ime ikka, kuidas siit Rocky Mountainsitest on teed läbi võetud, et siin on kõvastiku seina lõhutud. Siin oli tee peal näha kõrval isegi vanu kaevandusi ja kaevanduste jäänuseid ja siin Rocky mägedes on, siin on eespool nüüd vasakul on näha jällegi mingi konstruktsioonid. Need on veidi uuemad punased siin rohelise taustal. Hästi palju vanu kaevandusi siin kandis. Nüüd lubati 7 miili päris järsku laskumist. Sõit oli läbi 2 miili pikkuse Eisenhoweri tunneli. 2-realine väga kitsas oli. Ja nüüd siin oli teisel pool enne tunnelit näha ka mäesuusatamine. Suusalajad on väga perfektses korras ja käis massiline mäest alla liuglemine. Politsei oli ka väljas, et üle 60 miili tunnis ei tohi siit mäest alla lasta. Aga tikub minema ikkagi 70 peale, et on väga järsk laskumine tegelikult. No siin on talv, ütleme, päris sellises normaalses hoos, nõlvad on ikkagi paksu lume all. Kohtusin siin ühe Torontost pärit venelasega, kes sõidab San Diegosse. Tee peal tegin väikese peatuse ja ta oli isegi Tartus käinud 25 aastat tagasi. Nüüd olen Breckenridge'ist läbi ja siin on näha nüüd siis vasakul ka mäesuusarajad. Ja vaatan, kas seal on, on näha küll inimesed sõitmas, jah. Ja varsti peaks tulema Vail ja Aspen ja nüüd tulevad need nii-öelda Colorado mägede kuumemad kohad. No siin on küll nüüd talv ikka päris hoos. No mis ei ole ka muidugi ime arvestades siinseid kõrgusi. Küll on ilus sile lumi.
on ka muidugi super, tuuletu ka veel peale kauba. Nüüd lähenen kuulsale Vailile, kirjutatakse V-A-I-L. See on koos Aspeniga ja ilmselt Breckenridge'iga, millest läbi sõitsin Kaljumäestiku kõige kuulsam suusakuurort. Eks ta keerasid kuhugil ära, et see on siiski siin kiirtee, et selle kiirtee eesmärk on loomulikult vähemasti minu jaoks kiiresti Grand Junctionisse jõuda, kuhu nagu ma avastasin oma suureks üllatuseks, polnud kaardi pealt varem vaadanud, on Denverist 235 miili. Sellest 100 on umbes sõidetud. Nüüd hakkavad mäed juba muutuma veidi juutalikuks. Sellised püstised ja punasemad ja rohkem ja siin on nüüd Glenwoodi kanjon siin kõrval jookseb jõgi ka, siin on kiiruse piirang 50 peal on tõmmatud, et öeldi, et on teetööd. No ma ei näe neid töölisi kuskil. Täitsa ära. Läks loodus ka sellisemaks veidi rohkem tasaseks. Paistab, et need suured Kaljumäe osad on need läbi. Ilusad teed veel jätkub. Siin keerutab päris kaunilt siin mägede vahel. Kahjuks tempot tõmbab alla, kell on juba 11 liginemas ja mul on veel 100 kilomeetrit, 100 miili Grand Junctionini ehk põhimõtteliselt nii-öelda